Ühel kuldsel suvepäeval pärastlõunasel ajal, kui päike paitas pehmelt, istus Alice oma õe kõrval jõe kaldal. Tüdruk vaatas, kuidas õde loeb tõsist raamatut, kus polnud ei pilte ega kõnelusi ja see tekitas temas aina kasvavat igavustunnet. Ta ei mõistnud, et kuidas võib olla huvitav üks raamat, milles polnud ei pilte ega kõnelusi. Äkitselt juhtus midagi ootamatut. Tüdruk märkas mööda silkamas valget punasilmset jänest, mis polnud sugugi tavatu. Eriliseks tegi selle jänese see, et ta kandis vesti ning uuris vestitasku külge kinnitatud kuldkella ja pomises midagi hiljaks jäämise kohta. Alice hüppas püsti ja jooksis jänesele järgi, ikka läbi põõsaste ja otse jänese urgu. Ronides kitsas urus ei saanud ta arugi, kui kukkus äkitselt auku. See oli üks kummaline ja pikk kukkumine. Allapoole langedes märkas ta, et seintel olid riiulid ja kapid, mis olid täis raamatuid, värvilisi pudeleid ja maiustusi. Ja just siis, kui Alice arvas, et ta kukub otse teisele poole maakera, maandus ta pehmelt lehe ja okste hunnikus. Tüdruk vaatas ringi ja leidis end ühest kummalisest toast paljude ustega. Ühest pisikesest uksest paistis imeline maailm, päikseline ja kus laulsid lilled. Alice tahtis väga sinna minna, kuid uks oli tema jaoks liiga väike. Kuidas Alice sinna imetabasesse maailma pääses ja kellega ta seal kohtus? Et teada saada, otsi üles raamat. Sea enda mugavalt tugitooli istuma ja veeda üks mõnus õhtu ühel imelisel maal.